Hola! Ühesõnaga, me ostsime 2 kuud tagasi jäätist ühest Hiina, Jaapani, Korea same poest. Ühesõnaga, siuksed. Nüüd me hakkame neid testima. Jah? Vaatame, kuidas maitsevad. Millest ma alustame? Oota, ma ei tea. Oota, tuleme tagasi. Ma ei tea. Võtame maasika. Kuidas sa ütled? Mina võtan siis peachy. Eesti keeles virsik. Virsik. Oh, pulgaga ju. Teadsid või? Ei teadnud. Oda! Siin on pulk sees. Ühesõnaga, Hiina, Jaapani, Korea poe testing. Mis ma niimoodi sööngi või? Ja. See pulk on siin. Ja. Nii, cheers. Siin peab seda tegema seda. See teeb mida? Full scam. Nii ka. Mul ei olnud jäätistki siin veel, mul ei olnud see šokolaad. See on täiega hea. Minu oma sitaks hea. Proovime teist ka. See glasuur on switch. See glasuur on rõve magus. Maitsevad täpselt samamoodi. See maitseb nagu virsiku jäätee. No see on maasikas, aga need on suht lääged. Nagu suht magusad. Mis see on siis viinamari? Minul on see sidrun. Nii. Selleks mul on kõrged ootused, sest et see võiks olla nagu hapum, mitte nii magus. Aga mul on see, kuidas see glasuur on, mis on rõve magus. Võib-olla küll, jah. Ilusad näevad välja küll. Just. Vaadake, kui ilus see välja näeb. Ma ütlen sulle ausalt, et need lähevad sinna sügavvilma tagasi ja jäävad söömata. Mul on siuke tunne. Minu poolt vähemalt. See on täpselt kõik nagu need Hiina, Jaapani, Korea viinamari asjad. Neil on hästi spetsiifiline maitse. Ja see on täpselt siuke. On hea või? Käime külmeli. No see on nagu... Need on vist kõige paremad, ma ütleks. On hea. Sest maasikas ja virsik mulle meeldib. See on täiega sidrun. See on see fake viinamari. Nagu tarets, vaata. See on hästi viinamari maitsega ja see on hästi sidruni maitsega. Aga need olid nagu... Nagu see peach on ka hea, mulle maitseb see. See on ka päris hea. Ma ei tea. See glasuur on nagu... Liiga magus. Ma arvasin, et ta on siuke krõmps. Nagu glasuur, et see läheb katki, et see mureneb. Aga see on nagu pehme. Full scam. Scam. Aga seal oli sidrun oma maitse on okei. Seal oli ananassi oma, aga võiks enda ananassi oma võtma. Seal maitse võis olla hea. Oh well. Ühesõnaga, full scam. Ei ostaks uuesti, ei soovitaks ka. Siin on midagi sees. See pulk.
Ühesõnaga me sööme nüüd jätst edasi. Mis see lilla on? Don't know. Kolimine! Ühesõnaga, meil on käimas uus kolimine, sellepärast et me saime tehtud esmaspäeval äkki või? Selle farmi, kus me praegu oleme. Ja siis meil see bossman, kes meid tööle võttis, küsis, et kas me tahaks teha seda tööd veits pikemalt. Ehk siis me liigume nüüd teise farmi, mis on Robinvale'is, mis on siit 80 kilti. No, siuke tunnika sõita. Mingi kärbes on toas meil. Saate aru, siin on nii suured porilased nagu. Nad on nii tüütud. Ühesõnaga. Ja siis ta küsis, kas me tahaks nagu minna sinna edasi. Ja kuna viimase plaani järgi oli niimoodi, et me saime töö Cottonisse, siis meil oli töö olemas ka Vilja. Ehk siis meil oli plaan niimoodi, et me teeme maist... Kas meil neid bowling zone, mini fun zone passe on veel vaja või? Ma ei tea. Ma ei usu. Ei, ma ei tea, võib-olla. Mis ma teen siis? Jäta alles. Ühesõnaga, siis meil oli niimoodi, et plaan, et me oleme maist septembrini Cottonis, oktoobrist jaanuarini Viljas. Aga I fucked up. Nii et nüüd me ei lähe enam Cottonisse. Ja ühesõnaga ma ei tea, mis me nüüd teeme, sest me otsime uut tööd. Ehk siis on tegelikult hea, et meil on nüüd veel 3-4 nädalat peaks veel olema tegelikult Almondit. Ehk siis me teeme veel seda 3-4 nädalat ja siis üritame leida uue töö nagu kuskile. Tahaks veits pikemalt olla, nii kaua kuni hakkab vili, et siis saaks nagu otse minna. Aga ühesõnaga, ma ei tea, eks näis vaatab, kuidas sellega läheb. Ja jah. Põhimõtteliselt nüüd kolime Robinvale'i ja siis vaatame, kui tuleb mingit töö update'i veel. Sest meil on tulemas siin tegelikult nagu sugarcane'i hooaeg ja noh, siis on Cotton, samas Queenslandi Cottonid on ka veel valikus, ühesõnaga ma ei tea. Sest see Cotton oleks meist olnud mingi 8 tunni kaugusel, no suht siin sisemaal ikkagi. Aga kuna meil on nii külmaks ilmad läinud, nagu meil on 20 kraadi ja öösel on mingi 9-8 kraadi, sitaks külm on, siis me tegelikult tahaks üldse minna Queenslandi, sest seal on kõige soojem praegu sügisel ja talvel. Et ühesõnaga ma ei tea, vaatab, mis saab selle uue tööga. Nii et ühesõnaga me praegu kolime. Pakime, full pakkimine käib. Muutused. Ühesõnaga, meie bossman helistas küsis, kas me saaksime juba homme olla Robinvale'is. Siis me ütlesime talle jaa ja nüüd me paksime 2 tunniga kogu enda elamise kokku ja meil on liiga palju asju, sest et me ei sorteerinud mitte midagi ja nüüd on olukord selline. Olukord on veel hullem, kui ta oli siia tulles. Tsipa. Sellepärast, et Ainult tsipa. meil oli 3 kotti Woolise 3 kotti toiduaineid, nagu kuivaineid. Siis 2 kotti mingeid purke, kastmeid ja siis 2 kotti nagu külmkapi sisu. Terve kotti täis Meriliisi puuvilju. Ainult pool. Aga käbin sai üle antud. Tädi ütles, et kui tööd ei saa, siis võtke ühendust. Äkki aitab meil töö leida. Et tal siin nii palju mingeid kontakte ja asju. Ühesõnaga, ja nüüd sõidame Robinvale'i poole, et ütles, et see on täis garbage. Garbage. Ühesõnaga, ma ei tea, kas ta mõtles neid käbineid või ta mõtles üldse seda kohta. Ta ütles, et ärge sööge seal mingi neid... Mis asju ta ütles? Food truck'e. Ärge sööge food truck'e.
sellepärast, et need ei ole head. Nad tahavad tappa teid või midagi siukest. Ühesõnaga. Ja nüüd hakkasime sõitma Robinvali poole. Kerge snäga tee pealt kaasa ja lähme. Ilusti päike loojub siin meil veel. Issand jumal, mingid asjad kukuvad siin selja taga. Aga Anna mulle käest. muidu on kena. Mida? Nii, näete mind jah? Mul on selline olukord praegu, et mu pea toetab siin ühte termokotti, kus sees on meie friikartulid ja pelmeenid. Ja mu käsi toetab mingit kotti, kus on mingi propeller ja igast muud klaami. Ja see röster on praegu siuke sau-sau veits ohtlik värk siin. Et põhimõtteliselt, kui ma oma pea ära võtan või oma käe ära võtan, siis lähima 5–10 minuti jooksul kukuvad asjad mulle peale. See ei ole kõige ohutum reisimise viis. Me kuidagi ei soovita niimoodi reisida. Aga me teeme seda ikka, sest et meil ei ole lihtsalt muud valikut. Aga vähemalt, kui midagi peaks juhtuma, mul on siin sai. Siit niimoodi. Täitsa ilus õhtu on. Siuke, me ei olegi siit poolt sõitnud vist kuskile. Siin on mingi õitsepa osa. Ühesõnaga, me vist ei ole siit poolt sõitnud ju kuskile. Oleme või? Me tulime ise. Nii et möllab minna. Möllab minna. Me jõudsime kohale, ühesõnaga. Praegu on pime, midagi näha, mega ilus täis taevas on. Aga noh, ütleme nii, et... Uue suure tuld või? Ei, peab olema. Alale kõik on siin kõrval. Ütleme nii, et me oleks sattunud nagu teise sajandisse. Natukene. Aga tead... Algus! Ei ole hullu! Meie lamp on veits trobo, aga tead... Noh. Mis siin ikka? Hakkab pihta. Peegel on normaalne. Vähemalt vannitoa tuli on ja veits on ära kulunud ja noh. Pane 2 kraani ja noh. Aga muidu tead, noh. Ma loodan lihtsalt, et siin nagu mingi mega külmaks toas ei lähe, sest muidu on perses. Nii et me hakkame kolima nüüd tuppa. No nii, tere hommikust. Meil on 18. aprill. Me oleme esimest nädalat teises farmis, kuhu me tulime appi Robinvalis. Ja siin on sitaks suured puud, nagu tõesti nagu nii palju suuremad kui meil. Meil olid ikka väga beebipuud. Ja põhimõtteliselt ma olen nüüd conditioneri peal, ma ei ole enam pick-upi peal, aga see on nagu massive farm, meil on niimoodi, et siin on mingi 3 shakerit, 3 sweeperit, 3 pick-upi, 3 conditioneri. Ma ei tea palju 5 sweepe on, ka kas 2 või 3 ma arvan. Ühesõnaga, see on väga-väga suur farm ja neil on 4 sorti. Praegu me võtame nagu 3. ja 1 sort siis on veel. Ja siin on ikka mega külmaks läinud niimoodi, et noh, siin me alustame ikkagi väga vara. Me hakkame kell 6 sõitma, 6.30 alustame tööga ja 6 lõpetame, ehk siis teeme 11,5 tundi. Aga meil on mõlemad, me oleme täna 3. päev siin. Ja me oleme ikkagi 4. aastaga, ma ei tea. Ja me oleme ikkagi iga päev teinud 12 tundi, sest meil on läinud nii palju nagu pikemalt. Mu masin vahepeal täiega karjub, ma ei tea miks. Ühesõnaga, mu masin vahepeal täiega karjub, ma ei tea. Aga mina olen nüüd conditioneri peal ja ühesõnaga, eks näis kauaks meil siin tööd on.
kas siis mingi 2 nädalat võib-olla. Ma ei usu, et meil on 3-4 nädalat, eriti kui vihma ei tule. Et selles mõttes vaatab, mis saab järgmise tööga, vaikselt otsime. Ja jah, täna oli mega külm, meil oli täna hommikul 5 kraadi, nagu väga-väga külmaks on läinud. Nii et tuleb ruttu põhimõtteliselt ära minna, siin ikka tuleb täiega talv juba. Aga ühesõnaga, conditioner. Ja no te näete ikka, siin on ikka väga-väga suured puud. Et jah, siuke on see eluke. Tere hommikust! Meil on nüüd esimene vaba päev. Me oleme teinud 3 päeva tööd ja me tulime Hoodiga tutvuma. Enne tänast liiga palju valges ei ole seda kohta näinud. See Hoodi all ta mõtleb meie karavanparki. Ja siis ühesõnaga siuke näeb välja. Seal on need karavanid. Siin on office. Aga teate, ma ütlen teile, et tegelikult on see väga nunnu. Me olime kuulnud mingeid õuduslugusid sellest. Aga see on tegelikult väga okei. Mingi väliköögi osa on siin. Ja siit jookseb, sealt alt jookseb jõgi, üli palju rohealasid. Nagu, see on väga okei, väga numps koht on. Ja siin toidupood ka, toidupood on ka väga okei. Nii et ühesõnaga, täiega okei on. Nii et vedame enda 2 või 3 nädalat siin. No nii oleme jõudnud jõe äärde. Siin on väga numps. Ilm on mõnus. Oleks siin liboda täiega ju. Siin on täiega mõnsa. Vaata lind on tagurpidi. Mingid kohalikud paad pidu seal taamal. Läks ujumale. Teeks väiks sulps. Väiks sulps. Täitsa mõnsa. See on väga numps. Linna lähme. Shopping. Ma võtaks ka selle. 42. Jah, saad odavamad veel ja sul on ilmselt on võrukad panevad. Kummi pole. Jah, No ei olegi. Ma tahaks ka siia kummi. Ma tahaks see... Kus me käisime? Poes. Mis poes? Erinevates poodides. Mis hommikuks sõid? Pirukad. Mis pirukad? Chunky beef, bacon and cheese. Ja. Spinach and feta roll. Ja. Võib-olla ühe chocolate glazed donutiga. Meil on linnapäev, täna tulime meil Tuurasse. Ja käisime tööriiete poes. Anneli ostis endale fliisi. Käisime Chemistris. Ja siis käisime Chemistris, nüüd võtame kütsi. Ja ostsin uued kiired prillid. Need on nüüd minu 3. siin riigis viibides. Esimesed istusin katki, teised kaotasin põllu peale. Imeline. Palju maksid? 20 rollis. 19 sentidega. Ja siis vaatame, mis veel teeme siin. Kütsihinnad on meil praegu 2.52. On langenud. Viimati ostsime üle 3-ga kütsi, nii et praegu on hea aeg. Ja siis ühesõnaga vaatame, mis teeme. Me käime vist Big W's ja veel mingi kohtades ja toidupoes ja tegelikult me tulime sellepärast siia, et mu pakk jõudis. Mul saadeti Eestist pakk. Pakk on siin taga kuskil. Ja nüüd ma sain seal lõpuks kätte. Nii et vaatame, mis saab. Paki avamine käib täie hooga. Siin on Eesti kraami, ma ütlen teile, Eesti kraami lihtsalt. Me kõik ootasime seda kartuli maitseainet ja juba muhib kohe suu poolega ananassi komme. Mul on ilmingus mõõdati. Ma ei tea, mis siin sees on. Anna enda nuga mulle.
aga ma vist on ilmaga, aitäh. What's that? Mis tuom? Oh my gosh! Pink glow! Mis asi see on? Särab. Siin on mingid roosad kraami. Issand, kui hästi on ära pakitud. See pidi algselt olema mu sünnipäevapakk, aga siis see sai Eesti pakiks, nagu näha, Eesti kraami. Täis! Lippoil! Neid ei ole kunagi liiga palju. That's a good one. Kus see kord, kus see pritsis? Magusa maitsega on. Nii roosad asjad on. Mis siin sees on? Rõõsasüda on siin sees. Mul on nüüd vaja mingit ketti või asja. Kuidas see lahti käib? Kuhu see panna? Aga kus see lahti käib? Miks see lahti ei käi? Kas seda peab nagu lõikama või? Ongi ikka veel kinni või? Mida fuck? Oh. Kaotan ära. Oh, this is so cute! Tegi praegu triploo! Null! Siin on väiksed. Beebimelon! Beebimelon! Sellega ei saa mängida. Täna on viimane tööpäev meil siin. Viimased tunnid. Me oleme tund aega tööd teinud, me veel pool tundi. Minu põga, Anneli põga ja milline imeline Austraalia loodus. Kus sa suure meloni panid? Viitisid ta kuskile? Näe. Näe, siin on ka. Oh, lausa 2. Korjame kõik melonid ühte kohta. Ühesõnaga ootame, et saaks veel viimased read teha. Siis tõmbame naaksu. Emme ja issi. Tänane saavutus on saavutatud. Võib koju minna. Võib koju minna. Melonid on seest juuksed. Lõhnavad täpselt nagu kurk, hästi värskelt. Ja on nagu arbuus. Aga ei ole sööda. Ei tea ikka. Seegi loomad ei söö. Ei tea ikka. Hello, good morning! Täna on 1. mai ja me oleme ametlikult nüüd töötud 2 päeva juba. Kuule töörahva päev on täna. Jah, meil sai... Me ei ole töörahvas. Meil sai kolmapäeval oli viimane tööpäev, poolik päev ja siis nüüd otsime uut tööd ja mõtleme, mis eluga edasi teha. Ja kuna meil on nüüd vaba aeg, töötu inimese elu, siis me lähme vaatame, mis meil siin Robinvale'i ümbruses on, mingid vaatamisväärsused. Täna lähme Soola järve äärde ja siis mingi... Oh, mendid! Oi! Võiks rahakotti kaasa. Juhiluba. Võib-olla võtsin.
on kotis. Ai, ma arvan, et on kotis. Ühesõnaga, lähme vaatame Soolajärve ja siis siin on nagu siuke komme, et need vanad suured viljakuivatid, need tünnid nagu, nende peale on tehtud mingisugust kunsti või nagu mingit, no nagu meil Eestis on tänavakunst. Siin on sama asi. Ühesõnaga, see on suht popp niimoodi, et me lähme vaatame natuke kunsti täna. Nii et valmis? Ilm on ilus, 28 kraadi ja seiklustele. Mis saad keerata? Kõva keeramine. On suuna sisse kurvi. No nii, me jõudsime esimesse kohta. Issand, Anneli särk võtab tuule alla. Ühesõnaga, jõudsime esimesele vaateplatvormile ja ma midagi ei näe muidugi. Aga seal on kõik see järv mega suur on ja tõenäoliselt siis tundub täitsa roosa. Nii et lähme vaatame, kas see päriselt ka roosa on. So excited! Ja treppiste! Näe, siit tuleb see laudteele. Jõudsime kohale ja saad aru või? Kas te saate aru või? Et see on täiesti roosa, ma ei tea, kas te siit näete. Ma loodan, et su kaamera ei võta seda, et mul õigus. Arvas, et see ei ole roosa, aga see on roosa, see on täiega roosa tegelikult. Mega soolane on kogu see asi siin. Nagu astud siis mega krõbiseb lihtsalt. Ja no vaadake seda lihtsalt. Ja lihtsalt vaadake seda. Mega cool. Üli soolane on siit. Kogu see asi. Nagu täiega. Pilvib. Kõik on soolane. Nagu räigelt soolane on see. Neid kristalle on kõik kohad täis. Nii haige. See on jumala roosa. Täiega haige. Vaata, kui roosa see on. See on nii roosa. Täiesti ebareaalne. Nii vahva. Nii vahva. Väga lahe. On soe vesi või? On või? Räige tuul on küll siin. Mis sa leidsid siin? Oh my god. Loodan, siis ei ole mingi lürgine. Umbes, kas oled surnud? Ai, kübeldanud. Ämblik vean. Näe, seal ka. Täiega on. Juu. Nii et kuhuks oleks soolavaru kaasa või? Pisakoskusse. Oleme jõudnud enda teise sihtkohta, milleks on silotünnid. Ja siuke on siis see
kunstisaalis. Ja siin tegelikult pidi mingi muuseum ka kuskil olema. Aga ühesõnaga siuke väga lahe näeb välja. Noh, kuidas kommenteerid kunsti? No äge on ju. Ma ei viitsiks küll nii suurt pilti maalida. Ühesõnaga, nüüd jätkame enda teekonda. Äkki me leiame selle muuseumi ülesse ja äkki me lähme käime kuskil lõunat söömas. Nii et vaata, mis saab. See on nii haige, kui palju siin parte on praegu ka. Kõnnin koju ja siis käisin nagu siin jää ääres ja nüüd lihtsalt. Ja nad lihtsalt hängivad siin tee peal kogu aeg. Need on nii naljakad. Meil on täna nii hea ilm, 18 kraadi, full päike paistab. Mega mõnus soe. Läksin nagu pikkadrigijatega. Nagu panin pikkadrit uusinud. Mul hakkas täiega palav. Nagu... Me tulime jalutama ja Pihv lihtsalt rotib praegu viigimarja. Fikuskarika common fig. Highly edible. Oh my gosh. No. Hea on. Ja seda romantsibki niimoodi lihtsalt. Siin ei ole kirjas, ei tohi süüa. Siuksed. Pisikesed hainid. Oi, kui pehmed need on. Oh, what? Me tulime jalutama mingi... Ma ei tea, mingi mälestus asi või midagi. Siin on kunagi midagi. Siin on mingid need ankur ja... See on selle Anzac Day'ga seotud vist niisugune. Ankur ja siis siin on veel paar vahvat. Siuka ja seal on... Käed tõstame. Viigimääraga koos. Ühesõnaga. Ja meil on full talv, nagu mul nugid jalas. Meil on 20 kraadi. Külma. Sooja. No hea küll, sügis on veel. Talv on suvel. Ühesõnaga, siin Robinvale'is ei ole mitte midagi teha. Nii et ma ei tea, kuhu me edasi lähme. Seal on mingi tünn ka kaugel. Oh well. Seal ei ole midagi. Siin ei ole kuskil midagi. Kõndima peab. Esimene nädal töötutena on täis saanud. Täna on kolmapäev. Pikendasime just enda elamist siin. Tulime jalutama. Aga suht kehv ilm on. Suht külmaks on läinud. Siin ei ole midagi teha. Tõesti võtete koht. Ja nüüd tulime siia jalutama. Anneli leidis kala. Surnud kala. Ja jah. Suht pilvine, hall, külm. Mingi 18-20 kraadi on. Ühesõnaga, jaha ikkagi. Ma sain enda ugid lõpuks välja võtta. Hakata kandma. Sügavaks. Juhu. Tahaks sinna saare peale minna. Selle väikse. Suure. Selle? Ujud. Oli külm vesi või? Katsu seda. Ma ei olnud isegi lähedal veel ju. Oh. Siin on mega palju linde lihtsalt. Igal pool ainult linnud ongi. Ja keegi ammustas mind näite. Siit puhanud sügavalt. Ämblik.